Tere! Täna ma räägin ühest unenäost ja mõnest asjast veel. Väga huvitav. Vahel on nii, et minu eelmise öö uni justkui nagu kas jätkub, täpsustub või kuidagi nagu realiseerub järgmisel päeval või järgmistel päevadel. Et see on minu hinge, minu teejuhtide nii-öelda üks viis, kuidas minuga siis kõneleda. Ja täna öösel ma nägin mingisugune huvitavat tund. Ma arvan, et see on mõeldud kollektiivile, sest ma ise ei tundnud seal nagu, see ei olnud nagu minule, see on kellelegi, seepärast ma seda ka edastan kollektiivile. See on mingi kollektiivne muster praegu. Nagu me teame, üks nagu spirituaalne voor on ka aktuaalne siin igal pool globaalselt ja sellepärast ma sellega esitlen. Nimelt ma nägin siis unes, et oli teater. Ja see teater oli väga kummaliselt niisuguse nagu kaevu põhjas. Nagu teatris on pime, on ju, paksud kardinad ja lava. Ja seda nagu kõik vaatasid. Mina olin üks nendest kõik sealt saalis, vaatasin seda. Kõik vaatasid teatrit seal, nii-öelda oli üles ehitatud teater, üleval oli selline avaus, valgus, aga teater käis. Ja kõik vaatasid seda teatritükki nii-öelda. Aga mina märkasin ainukesena, et üks nii-öelda varese poeg, kellel olid suled natukene räsitud sassis, lendas järsku sealt teatrist sisse, selle tagant. Ja jäi nagu vasakule poole, jäi sinna niimoodi nagu raskete kardinate, need olid nagu väga raskest materjalist, sellised kvaliteetsed tumedad kardinad, sinna ette nagu toksima, et tahtis nagu väljapääsu sealt. Tahtis sealt nagu, ma märkasin teda kohe, et ta lendas sealt ja tahtis nagu välja saada. Ja ta toksis ja tal olid nagu juba silmad punased, nagu oli näha, et ta oli läbi põlenud. Et miks ei tööta, ta oli nagu varese pojuke ka, et miks ei tööta niimoodi on ju, et ma siin toksin, et tahan läbi minna, läbi selle kardina, väljapääsu tahan leida. Aga ta ei näinud, et väljapääs on hoopis teisest kohast, et sealt ta ei olekski saanud välja. Ja ma ütlesin talle, et oota, ära tee, vaata üles. Vaata üles ja seal üleval oli siis helesinine valgus, kollakas helesinine valgus ja kõik temast küll erinevad linnud, kuid siiski linnud. Sellised heledad, suured, väikesed, seal oli nagu kohe suur selline kollektiiv, eks. Ja ta kuulas mind. Ta lõpetas selle ära ja hakkas ülespoole. See oli väga sügaval. Tal oli pikk tee minna, kuid tal oli seda motivatsiooni ja tuld, sest ta nägi sihina seda, mis teda ees ootab. Ta nägi, et ta saab sealt vabaks. Ta saab välja sealt. Ja mida rohkem ta sinna üles poole siirdus, seda rohkem ta, kuidas öelda, selline vibratsioon tõusis, selline naeratus tekkis, selline soe, see oli animatsiooni vormis nii-öelda, teate küll unenägusid on ju. Ja hakkas naerma, hakkas nagu kergus, vabadustunne. Ja see oli ilus, see oli väga-väga ilus. Ma tundsin seda reaalselt, ühesõnaga kõik see, mis tal ennem oli, see nagu kadus ära nii palju, mida rohkem ta pürgis sinna avausse. Ta nägi seal juba teisi ees. Ta igatses seda.
Ta ei tahtnud ainult välja, vaid ka interaktida teistega, suhelda. Ja see oli selline õnneliku lõpuga unenägu. Ärkasin ülesse, sõin hommikusööki ja vaatasin aknast välja, nägin kauguses. Samamoodi niisugused nooremad varesed, nägin nooremad. 4-5 tükki, kõik olid varesed, nii rünnatav kui ka ründav. Kõik olid mustad varesed, linnud. Mingi sõnum tahab siit tulla, eks ju, kollektiivile. Et 4-5 varest siis ründasid ühte ainsat varest ja nad ründasid väga agressiivselt, hoogsalt, nokkadega kõike. No ma mõtlesin, et ta sureb ära. Ma isegi mõtlesin vahepeal, ma teen akna, kuigi nad olid liiga kaugel. Mõtlesin, ma teen akna lahti ja teen nagu möörgan, et siis nagu lähevad laiali. Aga ma sain aru, et see ei mõjuta midagi sellepärast, et nad olid liiga kaugel. Ja see ei kostunud läbi liikluse ja kõige. Ei oleks kostunud. Lihtsalt lootsin parimat. Vaatasin seda ja siis ma mõtlesin, et mis nende ajudes toimub, nende omasugune. Miks nad ründavad omasugust, täpselt nende enda oma ju tüüp. Nad olid kõik ühesugused tegelikult. Et aga 4-5 rünnata ühte, midagi peab ikka väga viltu olema, kui sa omasugust niimoodi ründad, nii agressiivselt. Ühesõnaga seal jagelemine oli, aga millegi pärast ma juba mõtlesin, et ta on surnud või midagi, sest see oli lihtsalt niivõrd selline mitmekesi ja nii edasi. Üks isegi tahtis lennata ära temaga koos ja siis ikkagi vahepeal jälle. Ühesõnaga seal tekkis selline jagelemine, aga kõik läksid ikkagi laiali. Mitte keegi ei tulnud neid laiali ajama, lihtsalt energeetiliselt nad läksid lihtsalt laiali ja ma nägin, et tema oli püsti. Nagu midagi polekski olnud. Et ta ei surnud ära. Ta ei olnud. Ma olin kindel, et see oli nii selline. Ja kõik läksid lihtsalt laiali ja ta jäi püsti. Ja mul tekkis selline tagantjärgi selline mõte või visioon või taju või teadmine, et see pilt oli killuke justkui nagu selle loo algusest, mis ma unenäos nägin. Ja siis see räsitud sulgedega lind tuli mulle minu unenäo sisse, et ennetavalt sõnumit tooma. Et ta oli kuskile kas seltskonda, keskkonda kinni jäänud, mis tegelikult ei ole tema keskkond. Ta tuli sinna teatri sinna. Ja kui te mõtlete, et valgustöötajad, mis ta seal pimeduses tegi, eks ju, siis valgustööt on just täpselt seal, kus ta olema peab. Tema on valgus. Tema on valgus nii pimeduses kui varjus, nii valguses kui varjus. Tema peabki olema just seal, kus seda valgustööd vaja on. Tema ei ründa. Tema abistab, ta käib tarmateed. Kui ta näeb, et keegi on hädas, ta ei naera kaasa, ta ei aita rünnakule kaasa, et sellest mingit võimu või ego mänge saada. Ta näitab suuna kätte, mis on toiminud tema peal. Ta näitab ka teisele seda. Isegi kui keegi ei näe, isegi kui ta sellest midagi otseselt ise tagasi ei saa. Universum teab, universum näeb ja see on eluringlus. Valgustöötaja võib olla ka keset sellist paika, kus ei ole tänavalaternaid ega midagi ja teha valgustööd. Ta on just parasjagu seal, kus ta olema peab. Arvatakse niimoodi, et valgustöötaja on kuskil etappidel ja jääb sinna pidama. Ei, valgustöötaja on kõikjal. Ta on kõiksusega, teeb koostööd. Ja ma sain aru, et see lind siis tuli nii-öelda reaalelust mu unenäkku sümboolsena sõnumit veel edastama. Et tuli sellest nagu reaalelu ja unenäo nagu kombo terviklugu, pusle.
ja minu unenäos oli see õnneliku lõpuga. Minu jaoks natukene on see nagu Inetu pardipoja selline dünaamika, kus siis see Inetu pardipoeg nii-öelda oli kogu aeg olnud luik, eks ju, kes kuuluski hoopiski kuhugi hinge perekonda, hoopiski omasuguste sekka. Ja selliste omasuguste sekka selles mõttes, et mitte välimuselt, vaid hingeliselt. Sest tegelikult seal varestega ta oli üks-ühele sama välimusega, aga ta oli oma hingelt teistsugune, edasi arenenum. Tema saatus oli mõeldud olema teistmoodi ja ma arvan, et sellepärast need teised tajusid, et ta on küll meie moodi, aga ta on ka teistmoodi. Ja et ole ikka meie moodi, et madaldada või niimoodi. Aga selle unenäos ma ütlesin, suunasin teda, et see ei ole sinu saatus siin selles käilata ega, et ära ole hirmul, vaata üles, liigu sinna. Just nagu mingi tunnel, mingi spirituaalne ärkamine. Ja see oli tema selline teekond, huvitav unenägu. Lihtsalt tahtsin sinuga jagada seda. Sellega seoses tahan rääkida ka seda. See on mul pikemalt aega juba läbi käinud. Võib-olla see aitab kedagi. Just rääkisin, et noored olid need niisugused varesed, eks ju. Ja mingi võimuvõitlus seal on ju, mingi selline. Ja ta oli enamat, eks ju. Ta oli enamat, ta oli mõeldud enamaks. Ja teistele ei sobinud. See tekitas arvatavasti konkurentsi või kadedust, aga see peab ikka midagi väga viltu olema peas, kui sa seda omasugust niimoodi ründad mitmekesi. Sa oled juba, sa kuuludki sinna madalasse klassi, kui sa nii teed. Ja tahan veel ühte seda ka rääkida, et võib-olla keegi tunneb ära, see ei ole kõigi jaoks. See, mis ma järgmisena räägin, on väga erandkorraline. Tänapäeval on siiski ka Eestimaal väga palju õpetajaid, kes teevad oma tööd südamega. Väga palju on õpetajaks läinud õppima ja nii edasi. Ja neil on erinevad meetodid, kuidas ühtsust hoida klassis, saadakse aru ja nii edasi. Aga kui sina oled näiteks õpetaja, seda juhtub nii. Ja sa oled õpetajad mingi omas aines on ju, või oled klassijuhataja ja sa näed, et keegi või miski eriti teravalt lööb esile sinus, toob sinus mingeid negatiivseid emotsioone ülesse. Justkui nagu ei olegi põhjus selleks, aga sa lähed nii triggerisse, sa lähed nii reageeringusse. Iga tema olemuse peale, iga tema sellele, võib-olla ta on liiga enesekindel, liiga särav, liiga jutukas, liiga see või liiga too, sinu meelest võib-olla halb mingis osas 7 erinevas teemas. Tahan sulle seda öelda, et just nagu lapsevanematel, nii ka tegelikult õpetajatel, kasvatajatel on kõigil samamoodi see vastutus, kuna lasteaiad, koolid on nagu teine kodu. Saada aru, et kuna sina oled see täiskasvanu, sinul on ja siis sinul on rohkem sellist võib-olla analüüsivõimet, oskust läbi elukogemuste, siis mõista seda, et tahab sõnum tulla läbi, et see, kuidas ta sind reageerib, klass on sinu sisedünaamika osati. Sinu suguvõsa, sinu päritolu perekonna ja sinu kui terviku läbi elude, vaheliste elude sisedünaamikate. See tähendab seda, et kui sinu selles grupis on keegi, kes hakkab sulle eriti teravalt silma ja võib-olla nagu kas häirib või midagi,
siis siin võib olla sinu enda dünaamika. Ja paradoksaalne on see, et väga tihti võib olla see, kes sind häirib, on just osake, killuke sinu enda aspektist ehk mingist sisemisest lapsest ja just selles vanuses, mis see laps on. Tunne huvi, mis vanuses sina ise olid. Mida sa tegid selles vanuses, nagu see laps on. Vahet pole, kas ta on samast soost või eri soost, sinust erinev. Tunne huvi, mis sina selles vanuses tegid. Kuidas sinuga selles vanuses räägiti või sinusse suhtuti mingis asjas. Ja sa võib-olla ütled, et ai, aga ma olin nii tubli ja ma tegin kõike seda ja mina olin 5. Ma ei olnud üldse tema moodi. Ja siis tegelikult on see tahab sinu tähelepanu mingis osas siiski. Kas sul olid mingi allasurutud mingi teema, tunded, emotsioonid, mingid teemad või midagi juhtus sellel ajal. See olukord tahab sinu tähelepanu pöörata millelegi. Sinu enda eluloos. See laps seal, ta ei ole pahalane, ta on valgustöötaja, kes endalegi teadmata tuli sulle midagi peegeldama. Ja tegelikult on see kingitus, sest see arvatavasti on sind takistanud mõnda aega. Sinu elu, sinu heaolu, sinu õnne ja rõõmu. Ja võib-olla sul tekib tahtmine temaga rääkida kuidagi selliselt natukene teistsuguselt, mitte sõbralikult, mitte positiivselt, mitte motiveerivalt, inspireerivalt, mitte julgustavalt, mitte nagu erapooletult ja neutraalselt, vaid kuidagi teistmoodi, kuidagi nagu selliselt nagu teravalt või hinnanguliselt, kriitiliselt. Ja pane tähele, mida rohkem sa tahad kriitiliselt või hinnanguliselt öelda, küsi enda käest, kes sinuga nii rääkis, mis aspekt tahab sinu sees üles tulla. Siin oleks justkui nagu ohver, süüdistaja, dünaamika sinu enda sees. Kes nii rääkisid? Sinu mingis elu loo punktis niimoodi omavahel. Võib-olla sa ei olegi tähele pannud, aga sa oled automaatselt selle üle võtnud. Ja see on võib-olla sulle, sa võib-olla isegi olid tubli ja olid täitsa teistsugune, kui see laps oli sa olid võib-olla 5. Aga arvatavasti see jättis sulle jälje, kuidas keegi õpetaja, lapsevanem, vanavanem, keegi sinuga samamoodi rääkis, sest miks ta muidu püüab nüüd su tähelepanu äratada. Et see ei ole juhus, et kui sul midagi just sind häirib, kusjuures võib-olla seda õpilast sina ja teised üldse ei häiri. Organisatsiooniõppes või sellised kommunikatsioonis on see, et kui kedagi häirib, siis keda algselt häirib, sellel tavaliselt on mingi teema, mida ta võiks vaadata. Et sellest ei olegi midagi valesti, kuid see äratab mingi teema, et see vajab lahendamist, sest see muidu jääb korduma. Muidu projitseerid, muidu sa teed sama mustrit, mida sulle tehti liialt. Näiteks süüdistati milleski 7 patus või midagi, mida sa isegi ei teinud ja nüüd sa teed seda automaatselt. Kuigi sa tundsid sellel hetkel väga ebaõiglaselt ennast ja nüüd see olukord tahab uuesti tulla. Seega vaata, mis kaastunne sellega tekib, selle lapse, võõra lapse suhtes. Kas pole mitte nii, et seal tekib mingi kaastunne, et ta tegelikult peegeldas sulle mingit sind, sinu osa, aspekti sinust, sinu eluloost. Hingedena me tuleme niimoodi peegeldama. Ja siis sa näed, et see, kes ei olnudki tegelikult sina, kuidas sa ennast väljendasid tema suunas,
see ei olnud üldse sinu moodigi, sa said isegi mingi aeg aru, et midagi nagu on, miks ta mind kogu aeg nii. Nüüd sa saad aru, et keegi rääkis sinuga niimoodi ja oli ebaõiglane. Ja sa nii surusid selle alla või olid vihane, et sa taas lõid selle olukorra. Et tegelikult see laps peegeldab sulle sind, sinu hüljatud osa, kelle sa oled ise hüljanud, kes vajab sinu julgustust, toetust ja kui sina nüüd tunned ennast siin ära, ma usun, et päris paljudel on euraka siin. Ja et selles vanuses mul, ja see on kollektiivne. See on üldnäide ka. Pane konteksti, võib-olla sul oli mingi muu olukord või teema kodus lapsega või üldse mitte hüljatuse teema, vaid mingi alanduse teema või keegi millalgi, pane oma teemad sinna, aga saad mu mõttest ju aru, eks. Sa märkad, kui selle taipamisega sa muutud kaastundlikuks iseenda osas ja seeläbi ka selle teise võõra osas, lapse osas. Ta peegeldas sulle sind ennast ja sa olid tema suhtes nii selline, et sa ei tahtnud sinna vaadata ehk enda olukorda, mis sulle tekitas samamoodi ebamugavust, valu, hirmu, ebaõigluse tunnet võib-olla või et miks ta nii ja et siin on nagu mingi kordusmuster, mida sa edastad. Aga iga õpetaja igas aines, mis ta on, kindlasti on ta väga professionaal ja pühendunud, ma usun Eestimaal, aga on väga tähtis, et on ka selline emotsionaalne intelligentsus ja see kõik algab sinust endast. On hea, kui klassis kõik oleksid nagu ühtsed, keegi ei ole nagu eraldatud sellest. Kui sa märkad, et keegi on eraldatud juba klassist, siis sa märkad seda, et mis osa sina oled endast hüljanud. Ja see võib olla niimoodi, et sa ütled, et see ei olnud mina, see oli mu ema või see oli mu isa muster. Aga me kanname ka neid. Me kanname ka oma ema ja isa ja vanaemade ja vanaisade mustreid nii, et me arugi ei saa. Alateadlikul tasandil. Ja kui sa väga sügavalt uurid, küsitled iseennast, siis sa märkad, et ka sul on midagi sarnast. Võib-olla õrnemal kujul kui sinu vanematel ja vanavanematel, aga võib-olla midagi on olnud. Ja sa oleksid tahtnud, et keegi oleks sulle öelnud midagi, mis oleks olnud julgustav, heatahtlik ja nii edasi. Aga seda võib-olla ei juhtunud mitte kunagi. Ja siis see hakkas see muster või sündmus seal, see ei kadunud kuhugi ära. Just nagu sisemine laps meil, see aspekt, see energia jääb alatiseks meiega. See ei lihtsalt haihtu ära. Siis hakkab selle elama oma elu ja mingi aeg see võib esile tulla. Et siis sa juba tead, kas praegu või edaspidi. Igatahes, kui sa selle läbi protsessid, siis see enam ei kordu. Sul ei esine selliseid olukordi. Kuidagi kogu klass, kuna sina oled nagu see liider või juht seal klassis, kogu klassi selline atmosfäär tasakaalustub. Ka teised hakkavad, see dünaamika lahustub. Sa ei projitseeri enam teravalt, domineerivalt ühte punkti alateadlikult. See lahustub ja kogu rühm või klass tasakaalustub ajapikku. Midagi intensiivsemalt sa seda tööd teed, seda parem energeetika saab olema mitte ainult sinu ja selle inimese vahel, vaid ka kogu klassis. Kui sa saad aru. Ja sellega sa oled samamoodi valgustöötaja. Sünkroonsused. Enesekindlus. Rõõm. Ruutid. Rõõm.
mis see siin tähendab? Keegi mõtleb siin perele ja oma lastele või lapse saamisele. Ja see on meesterahvas, see on keegi kuningas. Huvitav. Õpetajad, tänutunne, õpetaja. Ma just rääkisin õpetamisest. Teacher ja tänu, gratefulness. Siin näitavad kaardid seda, et keegi sai oma kurbusele vastused. Tuleb Box of Rain ja Bloom. Läbi õpetuse ja tänutunde. Keegi sai siit midagi. Siis ma sain kinnitust, et ma pidingi seda jagama. Sest ma tundsin, et see on kollektiivi sõnum. Küllus. Ja, et olgem teineteise vastu lahked ja siis on ka küllusel kergem meieni voolata vabalt. Maatuum, õige häälestus on võti. Just, et kui sa lähed nagu klassi ka, et sa juba tead seda ja kui sa nagu eeltööd teed, seda tasakaalu eeltööd, kõigil juhtub seda, ma ei ütle, et sa oled vale või sa oled õige, aga ma ütlen, kõigil juhtub selliseid ka töö juures, eks ju. Et need dünaamikad seal, kui sa nagu kellegi vastu on mingi vastandumine, siis see on alati nagu sisetöö, kui see sind häirib. Mõtlen suurelt. Siin on huvitavad, väga vastandlikud energiad. Siin on ka konkurentsi räägib, kui see linnudünaamika, siis näitab ka siin konkurentsi keegi. Aga näitab ka tähe perekonnaga liitumist. Ole julge. Kui sina ei sobitu, sinu puslevtükid ei sobitu ühte keskkonda, nagu ma tõin selle näite, siis tea, et see ei ole, ära ole nii piiratud. Näe suuremalt, näe kõrgemalt, näe laiemalt, ole avatud ka endast teistsugustele. Nad võivad olla just need sinust teistsugused linnud või nii-öelda teised hinged. Võivad olla just need, kes on veelgi omasemad, kui üldse need oma varesed olid, on ju. Et sinu sees võib olla nagu avaram süda ja meel. Täpselt nagu see muinasjutt, see inetu pardipoeg, kes tegelikult oli luigepoeg, on ju. Vabastav vestlusteraapia, sarnane tõmbab sarnast. Just, et me võime olema välimuselt olla isegi erinevad, nagu need linnud, nagu ma seal näitasin. Kuid oma sisemuselt tegelikult me oleme rohkem sarnased, kui me oskame arvata. Sellepärast ongi sarnane tõmbab sarnast. Me oleme sarnased, kui me oskame arvata, et see tähendab seda, et meis kõigis on terviksüsteem, tervikaspektid. Aga see, kuidas iga indiviid valib seda väljendada või kasutada või rakendada või kogeda, mida ta aktiveerib, see oleneb meist endist. Ja see ongi see, et osadel võib olla screw loose ja on ainult ellujäämisinstinkti peal, ja nad elavad selles dünaamikas ja teisel võib olla nii, et ma tahan siin elus midagi enamat kogeda, ma tahan tunda rõõmu, ma tahan tunda kergust, ma tahan tunda vabadust teistega, sellist flow'd, eks ju, koos kulgemist, ilma et me takistame teineteist. Ja see on ka nendes teistes varestes olemas, kuid nad ei taha seda rakendada millegipärast, nad ei ole kas selleks valmis, või nad on veel uinunud olekus, elavad puudusteadvuses või milleski sellises. Aga see ei ole veel kogu elu. Elus on enamatki kui see ju. Ma usun, et sa
mis see tahab mul siin öelda? Keisrinna, Avootsin, okei, wildlife, ahah. Jaa, elus on enamatki. Linnu sümbolid on igal pool. Wildflower, keisrinna. Jah, et me saame luua ka teistmoodi. Ma tunnen, väga paljudel on selline turning point. See võib olla ka see, et vaata, lõpetamised on ja kui kool lõpeb ära, siis teatud mõttes nagu mingi nagu kuskilt raamidesse saad nagu valida, sul on valikuvabadus, sul on liikumisvabadus, sul on oma aja, tingimused, sa saad luua oma tingimused, omadel tingimustel midagi oma elus. Et see on ka üks selline, et võib täiesti uus elukulg või etapp alata. Siiski ma arvan, et meil lasteaias ja koolis need inimesed, need grupid, kes meil on olnud, nad mängivad meie elus hingefragmendid, nad mängivad meie elus väga olulist alalist rolli, sest edaspidi peale kooli ja lasteaedade lõpetamist meil inimesed võivad vahetuda, aga sarnased aspektid või dünaamikad võivad tulla ja juba mingis uues aspektis või täienenud, arenenud või mingil muul aspektil või siis väga sarnasel ja omasel viisil sarnasel aspektile, et see on nagu ka huvitav, mida ma olen jälginud, et on, ja ole sellele avatud, tea, et see on kõigil nii. Eranditult on see kõigil nii. Lihtsalt osad ei oska seda märgata. Aga kui sa seda tead, siis sa oskad seda targasti kasutada ja selle eesmärk ongi mitte vastanduda. Et ole küll usaldav, aga ettevaatlik, kontrolli, on ju. Ja sina oled oma elu alguspunkt, parim sõber, kuid on hea leida ka erisuste vahel selline nagu ühisjoon. Ja kui tõesti keegi on sellises nagu masinlikus ohver-agressor süsteemis, siis muu ei aitagi, kui lihtsalt lahkuda sealt, liikuda edasi. Et see on ka, et ei ole võimalik muuta kedagi, kui ta on sinna nagu jäänud sinna kinni tiirlema, nad kannatavad isegi selle all tegelikult, nad ei ole ju tegelikult ise sisimas õnnelikud samamoodi. Et selline unenägu, selline koolijutud, sellised vabaduse jutud, hingeperekonna jutud sulle täna, ole hoitud.